muuseumi töös on nagu üks põnevaid valdkondi on see, et seal inimesed pakuvad kogudesse nii-öelda annetustena väga erinevaid materjale. Need võivad olla väga tavalised igapäevased asjad, mis on nii-öelda olnud kellelegi kallid, aga mis on kasutusest välja jäänud. Ja teiseks potsatab siis aeg-ajalt meie lauale, ükskõik kas esialgu telefonikõne teel või siis e-maili teel, ikkagi ka väga üllatavaid objekte. Ja üks selline nii-öelda esmane info tuli siis eelmise aasta sügisel novembris Austraaliast, kui ma sain e-maili sealselt Eesti saadikult. Ja saadik siis kirjutas, et Austraalias on erakätes üks presidendi lipp. No, mis teeb ühest lipust presidendi lipu, on see, kui sinimustvalgele lipule on kas trükitud või õmmeldud peale siis vapp, Eesti vapp. Ja väidetavalt see siis presidendi vapiga lipp oli segastel septembripäevadel Otto Tiefi valitsuse ajal lehvinud Kadrioru lossi lipuvardas ja oli sealt siis 2 isiku poolt alla võetud nii-öelda 2 küljega lipp, nagu tavaliselt uhked lipud ikkagi on, neil on 2 külge, et tagumine lipupool nii-öelda näha ei oleks, tikandi pool või mis iganes. Oli siis lõigatud nii-öelda 2 poolt üksteisest lahku, üks inimene oli saanud siis ühe poole lipust ja teine inimene teise poole lipust. No see oli ju väga põnev saadetis ja et see omanik on valmis seda üle andma Eestile ja just nimelt Eesti Rahva Muuseumile. Mina muidugi vastasin kohe, et väga põnev, aga et loomulikult me tahaks juurde saada nii palju infot, kui vähegi võimalik, kelle käes see lipp on, kellele ta on varem kuulunud, kuidas ta täpselt siis selle inimese kätte jõudis ja nii edasi. Ja siis järgmises meilis sain siis teada selle inimese nime, kellele see oli kuulunud, aga see inimene ise oli siis juba meie hulgast lahkunud ja nii-öelda tema siis pärijad olid seda lippu siis otsinud nende jaoks siis onu elamisest. Ühesõnaga sain teada ka selle inimese nime, kellele see lipp oli kuulunud, ta nimi oli Eugen Vilder. Ja muidugi hakati siis mõtlema, et kuidas leida selle inimese kohta rohkem infot ja kuidas ka kinnitada, et kas see on nagu tõene fakt, et see lipp on sealt presidendi lossilt alla võetud või et kas ta üldse lehvis seal. Et nagu me teame, siis septembri päevad enne Nõukogude Liidu vägede sissetulekut Eestisse ja siis eriti Tallinnasse valitses Tallinnas väga suur kaos. Otto Tiefi valitsus oli justkui nii-öelda välja kuulutatud. Ega ei tea täpselt, kus nad kohtusid, istungeid pidasid. Samuti on presidendi lipp sai ju lehvida Kadrioru lossil. Üldiselt me teame, et lipp lehvib lossil siis, kui president on seal. Minu teada Uluots sellel hetkel, kes oli siis presidendi nii-öelda ülesannetes, ei olnud lossis, vaid väidetavalt oli tema haiglas ja viidi sealt otse põgenemislaeva peale. Nii et selliseid küsitavusi oli hästi palju. Aga esimesena hakkasin siis uurima Eugen Vilderi kohta. Kõigepealt võtsin siis lahti Rahvusarhiivis oleva pereregistri andmebaasi, et otsida siis Vilderi kohta, et kui tõene see Vilder on siis üldse või mis me tema kohta siit teada saame. Ja vaatame siin, et ongi nagu Eugen Rudolf Vilder, Aleksandri poeg, sündinud 30.07.1930. Ta oli ju sellel hetkel siis saabki vaadata tema nii-öelda pereregistri sissekannet, aga ega me siit nagu väga palju muud lisainfot teada ei saa. Aga saab veel vaadata seda, et kui ta isa nimi oli Aleksander,
et siis kas me saame siit Aleksander Vilder, võtame lahti ja siis siin tema puhul me näeme, et kes olid siis pereliikmed tol hetkel, et oli siis Eugenil oli vanem vend Voldemar, noorem õde Valli ja siis on olnud veel üks vend Georg, kes on tegelikult surnud lapsena, nii et tollel hetkel siis oli siis perekonnas isa, ema ja 3 last. Siis järgmine on küsimus see, et kuidas need Vilderid Austraaliasse jõudsid, et mis me nagu teame nende Eestist põgenemise kohta. Ja selleks on jällegi Eesti Mälu Instituudi lehel on olemas Eesti põgenike andmebaas, mis siis just annab infot 44. aastal põgenenud inimeste kohta. Ja siia siis jällegi kirjutan perekonnanime Vilder ja näen kohe tuleb otsingust välja, et Eugen Rudolf Vilder on siin täiesti olemas ja on ka Olga, tema ema ja Valli tema õde ja vanem vend Voldemar. Ja Voldemari kohta on ka veel öeldud, et ta oli siis oli mobiliseeritud Saksa sõjaväkke, taganes üksusega Saksamaale ja oli sõjavangis. Nii et tema oli selgelt perekonnast lahus sellel 44. aasta septembris. Aga selle Eugeni kohta saab, siin on Saksamaal olevast Arolseni arhiivist. Siit Arolseni arhiivist saab siis avada neid digiteeritud materjale ja põgenike kohta Saksamaal täideti igasuguseid pabereid. Ütleme, mõne inimese kohta on neid dokumente rohkem, mõne kohta vähem. Aga Eugeni kohta on siin nagu selles mõttes päris toredalt palju andmeid, et siin on ta siis ise omakäeliselt ilmselt täitnud. Me saame teada, et ta elas enne Eestist lahkumist Tallinnas Koplis, Vene Balti 2115 ja et ta oli õpilane. Et ta oli õpilane terve siis sõja aja 39. aastast 44. aastani. Ja siis ta ütleb, et ta lahkus kodust ehk tema Eestist lahkumise päev on 22. september 44 ja ütleb, et ta tuli koos omakstega poliitilistel põhjustel ja et ta ütleb, et ta jõudis Saksamaale 27. sellel septembril, et see on nagu päris pikk aeg, 5 päeva. Et me tegelikult siis täpselt, kui ta oleks Tallinnast otse laeva peale jõudnud, nagu tundub, et ta oleks võinud kiiremini Saksamaale jõuda, aga et millal ta siis, või ta võib-olla ütleb sellepärast, et ta ikkagi need laevad alguses jõudsid Poola ja võttis veel nagu aega, kuni sealt Poolast Saksamaale jõudis. Danzig ja Gotenhafen olid need kohad, kuhu need laevad jõudsid. Ja ta ütleb, et miks ta tuli Saksamaale, ütleb, et polnud võimalik mujale minna. Nii et aga me ei tea jah, et millega ja kuidas see Vilderite perekond põgenes. Et põgenesid siis ema, Eugen ja tema natuke noorem õde. Et vanem vend oli siis mobiliseeritud Saksa armeesse. Isa jäi sõjas kadunuks, nii et isa kohta täpselt andmeid ei ole. Ja siin on veel neid dokumente, me näeme, et ta õppis siis, kus ta õppis nii-öelda tema koolitee oli 26. algkoolis, siis 15. algkoolis ja 43. aastal asus ta siis õppima kaubanduskeskkooli. Nii et sellised andmed on tema kohta ka teada ja selle nii-öelda küsitluse on ta siis täitnud võime siis öelda 2 aastat pärast Eestist lahkumist 46. aasta sügisel Schleswigis. See on üks huvitav dokument. Lisaks tulevad siit välja dokumendid, mis on siis täidetud 50. aastal ja me näeme, kuidas siis Vilderid on siin nimekirjas, et
välja rännata Saksamaalt ja et mis selles väljarännukeskuses nad on nii-öelda. Ja on veel üks dokument, mis siis näitab, et nad on jällegi Wilderid, Voldemar, Eugen ja Olga, et nad rändavad siis välja Austraaliasse siis 50. aastal. Ütleme see, et me saame Eugeni kohta teada, aga ega siin ei ole kuskil kirjas, et tema võttis selle lipu sealt presidendi lossilt alla. Et selle kohta on ikkagi tema enda sõnad, mida ta on rääkinud oma vennapojale. Vennapoeg mäletab, et kui ta oli väike laps, et siis onu näitas talle seda lippu, mida ta hoidis siis puukasti sees ja pani siis ära ja rohkem seda lippu ei näidatud. Ja nüüd, kui onu suri, siis vennapojad, neil oli see lugu meeles ja nad hakkasid seda lippu otsima siis onu elamisest ja lõpuks leidsid ka üles. Ja võib-olla oluline on veel mainida, et Eugen kunagi Eestisse tagasi ei tulnud. Ta elas väga tagasihoidlikku elu, ta kunagi oma peret ei loonud. Ja ta ei olnud selline, kes tähelepanu otsis või ainuke, mida me võime kahetseda, et tal ei tulnud mõtet seda lippu nii-öelda ise anda Eestisse sel ajal, kui ta veel elus oli. Ta ei surnud väga ammu, ta suri 2021. aastal. Nii et ütleme, ta oli ikkagi 30 aastat, oli juba vaba Eestit, kui ta suri. Et kui ta oleks ise pakkunud seda lippu, me oleks saanud tema kohta tema käest täpsustamaid andmeid küsida selle lipu kohta. Vaat see on nagu see kahetsus, et nüüd meil on ainult nagu kellegi räägitud lugu kellelegi, mis ongi meil see allikas. Nii et, aga ta ise väitis, et tema koos ühe Eesti sõduriga võttis selle lipu sealt alla. Ja 14-aastane poiss segasel ajal võib igasuguseid põnevaid asju ette võtta, nii et seda lugu me usume. Minu ülesanne on siin otsida infot nii-öelda selle isiku kohta või selle võimaliku ajaloolise tõesuse kohta, aga nüüd on meile ju kohale jõudnud see füüsiline objekt, lipp ise. Ja siin astuvad siis nii-öelda areenile ERMi konservaatorid, tekstiilikonservaatorid, kes hakkavad hindama seda materjali, seda teostust, seda säilivust ja teevad siis juba nii-öelda enda mingeid oletusi, ka ikkagi ainult oletusi, et mida nad selle eseme enda pealt välja loevad. Ma arvan, et siit on selle kotikene. Ministeeriumi kotikene, kintsekott, see on kingitus. See ongi see. Väike kingitus. Issam, ootasin midagi suurt. Ma ootasin ka midagi suurt ja sellepärast oli ka see. Igatahes väike ja väärtuslik. Väike, aga väärtuslik. Nii, vapiga lipp. Pealt näha enam-vähem ühes tükis, suuri auke ei ole, suuri määrdumusi ei ole. See kui õhuke see on. Jah, õhuke villane. Narvendavad niidid, see paistab kohe silma, et niidid narvendavad. Ja vapp. Ja siit on kusjuures näha, et tikand on kaduma läinud. Siin on aukesed on ainult näha kohati. Kulunud ei ole. Issand, vaata, kui huvitav, mis siin veel on. Seal on need nööritakse, mida ilmselt on käinud selle lipu varda külge. Aga siin on ka mingisugused paelajäägid. Siin on täitsa nagu midagi kinnitatud ka parandatud. Seda veel mitmest tükist, et me erinevad toonikangad mitmest tükist kokku pandud. See on huvitav. Kas siit on katki läinud ja on parandatud, aga see tundub, et on algne. Ma keeran korraks teistpidi. Siin on jah algne, sest ta läheb vapi alla, täitsa vapa peale ommeldud. See tekitab küll küsimusi, kas on hiljem, vaata, mis teeb pesemise juures üks ohukoht on veel, siin on mingi punane niit kumab läbi.
kas ta on sees või kuidas? Panga servas oleks justkui. Võib-olla kui ta lõikas välja, vaata, siis ta nagu markeeris, vaata, punase mingi harilikuga või vaata, või kriidiga, näed? Ja siin. Ja siis ta nagu lõikas, jah. No tundub õige. Siin markeerimise. No isegi see esimene asi, mis temaga teha, ongi teha värvitestid. Kui puhastusele? Kui puhastus ja kõigepealt puhastus loomulikult ja siis jah, värvitestid ja siis vaatab juba edasi, mis siis täpsemalt, siis saab otsustada ära selle pesumeetodi puhastamise. Kindlasti, kindlasti. Sest iseenesest on ka see, ma tahaks teha muidugi kiuproovid, ma alati vaatan kõigepealt selle väikese mikroskoobiga esialgse mulje ära, kui ma saan kätte, mis mul vaja on, siis sellest piisab. Konserveerimisprojektide juurest oleks hea, kui oleks suure mikroskoobiga tehtud fotod mõõtkavade ja asjadega. Ja siin on mõned kohad, mida väikse mikroskoobiga ta ei anna selget pilti, millise kiuga on, et ma sain praegu sellega teada, et siin on kõik see taust on villane, väetide kollane kangas on villane, aga küsimusi natukene tekitab siin papi kangas, et seal on 2 erinevat kiudu koos, üks on puuvillane, teine on tõenäoliselt viskoos, aga täpsustamiseks oleks vaja mikroskoopi, samuti tikandiniidid paistavad olevat selle väikse mikroskoobiga viskoos, vajab täpsustamist. Nii. Ja siin on näidised praegult laua peal, kus on näha, kui puhastus on siin tehtud. Ja siin on siis näha seda, kui palju mustust eraldub ainuüksi kuju puhastusega. Ja siin vapil, kuna siin on tegu niitidega, tikandiga, milles on lahtiseid juppe, siis siin see sai teostatud läbi võrgu muuseumi tolmuimejaga, sellise spetsiaalse väga õrna tõmbega tolmuimejaga ja ometi eraldus siin nähtavalt mustus. Ja siin nendel paanidel sai katsetatud siis sama muuseumi õrna tolmuimejaga ja mustust eraldus napilt. Ja siis sai katsetatud tavalise Philipsi tolmuimejaga kõige õrnema tõmbega muidugi ja samamoodi sellise väikese marjasotsikuga. Ja tulemus on siis siin näha, et eraldus mustust rohkem. Ja selles protsessis oleme me saavutanud nüüd selle, et lahtine tolm, mis siin peal on eraldatud, mis võiks näiteks niisutuse või siis pesemise protsessis tekitada omakorda protsesse, mida me ei soovi. Tekitada värvilaike, vajoole, mingisuguseid keemilisi reaktsioone, sellepärast me oleme siis teinud selle kujupuhastuse. Ja edasi samal ajal silutusprotsessi käigus samal ajal ma saan juba alustada vaikselt ka toestamisega, et siin olen, ma vaatangi, valinud välja enam-vähem 2 siis sobivas toonis siid krepelin kangast ja tundub nende paksuse või tiheduse järgi ja tooni järgi on siis see, mis tuleks siis siia nurka, kus on lahtised niidid, rebend siia toestuseks ja neid protsesse ma saan siis paralleelselt teha. See kinnitamise protsess siin lõpus on tegelikult kõige vähem aega nõudvam protsess, eriti kui lipp on niisugune väga konkreetsete mõõtmetega ja ilma lisanditeta. Siin ei olegi vaja jälgida muud, kui et ma pean seda tegema ettevaatlikult, milliste väikeste nööpnõeltega, et ma ei vigastaks seda kangast, aga samal ajal lipp oleks ilusti kinni ja iga lipu puhul siis tuleb jälgida, kus need kinnituspunktid oleksid, et neid nööpnõel oleks täpselt nii vähe kui võimalik ja täpselt nii palju kui vajalik.